autominutid toob teieni Alexela. Kui teil on plaanis oma aiast rämpsu ära vedada, suvilasse kolida või hoopis kontorisse uued IKEA toolid osta, siis ma soovitan teid soetada omale järelhaagis. Sellega kaasneb aga järgmine küsimus. Milline haagis soetada? On see siis kallutav, pidurdav, poltliidesega või lehtvedrudega? Küsimus on üsna keeruline, aga just nimelt sellele keerulisele küsimusele me täna vastust otsima hakkamegi. Tiki kaubamärki kandvaid haagiseid vurab Eesti teedel 10 000. Enne ostu tuleb aga veidi eeltööd teha, et selgitada välja just sinu vajadustele vastav haagis, millega on mugav liigelda ja mis ei vaja eraldi juhtimiskategooriat. Kutsusime appi Tiki Traileri müügidirektori Marek Tamme. Marek, ma otsin universaalset järelhaagist. Tingimused on lihtsalt, mul on B-kategooria load ja ma arvan, et üsna võimekas linnamaastur ka. Millist haagist sa mulle soovitad? Võtke Siga Kõva Pro haagis, kus siis kogu ahelaagise puhul on tugevdatud alates veopeast kuni rehvideni. Et see sobib ehitajale, farmerile ja väga tugevaks kasutuseks. Nüüd on olemas ka sükse keskmise hinnaklassi haagised, mis on täiskeevis haagised, mis sobib samuti nagu iganädalaseks kasutamiseks. Ja leidub ka odavama otsahaagiseid, mis on, kutsume poltliides haagisteks, mille hinnaklass algab 500 lõpust ja sükse hobi kasutajal on väga hea ja kasutatud variant. Mille järgi haagiseid liigitatakse? Kõigepealt number 1 haagiseid liigitatakse, kas nad on piduriga või ilma pidurita. Et ilma pidurita siis Euroopa Liidu tüübituse järgi on haagised kuni 750 kilo täismassiga. Kui täismass läheb üle 750 kilo, siis haagisel peavad olema pidurid ja meil kasutatakse enamasti inertspidurid, ehk siis haagis pidurdab nagu inertsi peale. Aga mille järgi leida endale kõige sobivam toode? Haagisest peaks teadma seda, et kõigepealt, et kui suurt haagist sa vajad. Et meie haagised hakkavad 2,5 meetrist kuni 6,5 meetrini ja laiused hakkavad 1,25 ja lõpevad 2,5 meetriga. Et kui suurt koormat sa tahad nagu vedada, see on hästi oluline. Ja teine pool ongi täismass, et ehk siis tegelikult teistpidi tagasi arvestatuna siis kandevõime, kui palju sa tahad, kui suuri koormat sa tahad nagu vedada. Me oleme siin Tiki Traileri hoovis ja kuhu iganes pilgu pöörad, igal pool on mõni vast valminud särav haagis. Kui palju erinevaid mudeleid teil tänasel päeval tootmises on? See on täiesti üllatav number, et meil iseenesest on sertifitseeritud Euroopa Liidu nõuete järgi 150 erinevat mudelit, millel on veel igast erinevaid modifikatsioone. Et kuna me oleme täna Skandinaavia turuliider haagiste poole pealt, siis erinevatel turgudel müüme ka erinevaid haagiseid. Milline haagis on Eestis kõige minevam kaup? Kõige minevam on Eestis täna 3-meetrine haagis, mis on 1,5 meetrit lai, kuhu mahub peale klassikaline murutraktor ja selle lisaks ostetakse sinna peale siis gaas, mis siis kaitseb siis veost. No kui haagist pole kusagil hoiustada ja seda kasutatakse harva, siis ilmselgelt ei ole mõistlik seda endale soetada, küll aga on võimalus seda rentida. Kus kohas saab Tiki Trailereid rentida? No, meil on endal nagu Tallinnas Kadaka teel on rendipunkt, aga samal ajal kõik Alexela tanklad rendivad Tiki haagisid välja, mis enamasti ongi tugevdatud haagis ja kasutajatele väga sobiva. Millised piirangud seavad haagise veole liikluseeskirjad? Number 1 on see, et kui palju auto tohib nagu vedada, et iga kasutaja leiab oma autopassist üles maksimaalse täismassi, mida siis auto tohib vedada. Ja teine pool on siis see, et mida lubavad load. Auto täismass pluss haagise täismass jääb alla 3500 kilo, siis kehtib B-kategooria. Haagis on meil nüüd välja valitud. Ei jäägi muud üle, kui tuleb suure kevadkoristusega algust teha. Need olid autominutid. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.